Tere kuulama, uudised eetris ja stuudios Rohkede Pelak. Eile loodi Eesti Masinapurustajate Liit, mille peamiseks eesmärgiks on võim masinatelt taas inimeste kätte tagasi võita. Üks esimesi aktsioone ongi seotud võimuga ja suunatud e-valimiste vastu, millistest arusaamine ei ole inimesele jõukohane ja seetõttu on tegemist suure ohuga demokraatiale. Kuna ka paljudest teistest asjadest ei ole võimalik aru saada, siis on Masinapurustajate Liidu sõnul järgmiseks sammuks elektrienergia kasutamise lõpetamine, kuna ka elektri toimimisest ei ole võimalik inimesel lõpuni aru saada. Selgitatagu palju tahes ikka ei veena. Liidu liikmete sõnul on tagasipöördumine 18. sajandi algusesse piisav, et enamike inimeste arusaamine hakkaks enamike asjade peale ja taastuks ka usaldus riigi ja ühiskonna vastu ja teates lisatakse veel, et esimesed aktsioonid ei lase ennast kaua oodata. Ja uuringutest. Sotsiaalministeeriumi spetsialistid on pikaajalise uuringu teel teinud kindlaks vaesuse peamised põhjused. Tuginedes arvukatele vestlustele vaesusesse langenud inimestega võib nüüd pea 100% tõenäosusega väita, et vaesuse otseseks põhjuseks on rahapuudus. Siiski suureneb allpool vaesuspiiri elavate inimeste hulk ja ministeeriumi sõnul on seega üks probleemi lahendus. Kui inimene elab allpool vaesuspiiri, siis ta ei ole vaene. Kui talle aga toetusi maksta, siis ta hakkab vaesuspiiril altpoolt lähenema ja saabki vaeseks. Kui inimeste hoidmine üleval pool vaesuspiiri ei ole riigile jõukohane, siis tuleb minna teist teed ja aidata inimestel püsida allpool vaesuspiiri. Seda saab teha senise toetuste süsteemi põhjaliku kärpimise abil. Ja välismaalt. Juba 3 aastat liigub ÜROs dokument Venemaa sõjakuritegude tribunali loomiseks, mis annaks võimaluse võtta Venemaa juhtkond vastutusele aegumatutes kuritegudes. Vastavalt arengutele ülemaailmses poliitilises agendas on dokument saanud ka aegade jooksul olulisi täiendusi ja seda on järjest viidud kooskõlla reaalse väljakujunenud praktikaga. Dokument näeb nüüd ette, et kui üks riik pommitab 3 aastat järjest naaberriigi linnu ja asuleid, siis ei ole see mitte sõjakuritegu, vaid igati aktsepteeritav käitumine, mis võimaldab muu hulgas agressorile teha ka ettepanekuid hakata rahu vahendajaks. Maailm tahaks eluga edasi minna, mitte tegeleda kogu aeg ebaõigluse vastu võitlemisega. Riigid, kes on kogu aeg hädas, nagu näiteks Ukraina, peaksid teistele riikidele tuju rikkumise eest trahvi maksma, kõlab ÜRO dokumendi lõppversioon. Ja ka mitmesugust. Eesti Muiduleivasööjate Liit avaldab oma täna hommikuses pöördumises valitsusele kahetsust muiduleiva prognoositava kallinemise pärast. Juba praegu, kui tootjad toodavad pool muidu, on muiduleib paljude muiduleivasööjate jaoks liiga kallis, kuid 5% võrra kasvav hind võib lõpetada muiduleiva söömise pikad traditsioonid Eestis. Meie riigis on muiduleiba söödud aastakümneid ja kauemgi ja välja on arenenud ka märkimisväärne muiduleivasööjate hulk ja traditsiooni kandepind on lai. Muiduleivatootjate liidu hinnangul aga nad enam pool muidu toota ei saa, muidu tuleb minna juba üle täielikule muidu tootmisele. 3-poolsed läbirääkimised valitsuse, muiduleivatootjate ja muiduleivasööjatega võivad kujuneda närve söövateks, sest sekkuda võivad ka muidukargajad, kelledel omakorda on alati muidugi omad huvid mängus. Eetris olid uudised.